hakkame nüüd valmistama eriti hõrku delikatessi. Nimelt suitsutatud pardirinda. Pardirind on poes saadaval ilusasti kahekaupa pakitud. Ei ole kõige odavam asi. Seepärast ongi hea, kui see asi meil õnnestub. Ja me teeme teda kahel moel. Tegime nii kolmfileed ühtmoodi, kolmfileed teistmoodi. Aga enne kui sinna jõuame, on vaja maitsestada ja siis paneme ta seisma ja laaderdama, mis maitseained on. Need ma panen siia kirjeldusse kirja ja siis ise arvutage oma koguste põhjal. Ja maitsestame kahelt poolt. Kui olete YouTube'i huviline ja vaatate neid videoid. Mina vaatasin täpselt samuti, kuidas seda suitsutatud pardirinda tehakse. Enamus lõikab selle naha ristipidi, diagonaalipidi läbi. Ma leian, et sellel suitsutatud pardirinnal ei ole mingit mõtet seda teha. See on rohkem, kui me tahaks praadida. Et siis lõikame need suuned sinna sisse, paneme külmalt ilma rasvata pannile, et pardirasv hakkaks kohe sulama. Aga praegu on siin ka mingit mõtet, ma arvan, et see rikub hoopis meie suitsutatud pardi välimuse ära. Paneme ta sobivasse kõrpi. Üks asi oleks peaaegu unustanud. Koos, mis on ikka apelsinipipar. Paneme apelsinipipart ka. Tegelikult võib panna ka apelsinikoort, aga mul apelsinid on otsa saanud. On paar väsinud õuna, aga paneme apelsinipipart, et annab sellist mõnusat mekki. See on üldse üks hea asi. Väga hea, nüüd on valmis. Ja nüüd panen jahedasse 12 tunniks sooduma. Võib-olla käin vahepeal natukene mudin keeran. Mõnus apelsinipipre lõhn tuleb üles. Ja jätkame siis, kui on soodunud. Saanud õhtu. Meie lihad on ilusasti maitsestunud. Nüüd paneme 3 fileed vakuumkotti. Ja siis teeme suvid aparaadiga 80 kraadi juures tund aega. Keedame, ei saa keetmiseks nimetada, kummutame. Mõte on siis selles, et tund aega kummutame. Ja seejärel lähevad need fileed ööseks keelseiksu. Kui õue panen, saadagi määratele tööle ja teised 3 fileed jätame rahulikult homsegi seisma ja homme hommikul teeme siis päris suitsuahjus. Vaatame, mõte on selles, et saaks võrrelda umbes.
Pardid on meil nüüd ilusti ahjus. Maailma odavamas suitsuahjus jälle. Ja et nendel partidel seal igav ei hakkaks, siis panin ka 5 kilo juustu siia üles. Ja generaator juba tossab, nii et siin ei ole midagi. Siis läheb ahju. Ja nii jääb hommikuni. Hommikul tulen vaatan, täitsa huvitav, mis saab olema. Hommik on käes, linnud laulavad. See pardifilee, mis õhtul jäi ahju panemata, selle panin hommikul siia suitsuahju. Nüüd on läbinud juba kuivamine ja soojendamine ja hakkas suitsutamine. Filee on seest hetkel 40 kraadi. Aga mis meil siin toimus? Ma korra juba vaatasin siia. Siis oli veel puru veel hõõgus. Ja ma ütleks, et ma päris rahul ei ole selle pildiga. Juust on ilus, aga pardifilee nii ilus ei ole. Millegi pärast ei ole talle suits külge hakanud. Täitsa kohe nagu mitte midagi ei oleks saanud. Aga ma arvan, et ma lasen veel talle siia intensiivset suitsu. Ehk läheb paremaks. Ja võib-olla isegi peale seda, kui teises suitsuahjus on fileed valmis, tõstan sinna ja lasen madalamal kuumusel lisasuitsu, et saada ilusam värv peale. Aga muidu näha on, et suitsu on olnud, juust on ilus. Minu termomeeter näitab, et pardirinnafilee on seest 64 kraadi. Seda on nüüd parasjagu. Part ei ole kana. Tema võib-olla isegi rinnafilee peabki olema 60–65. Nii et lõpetame kuumutamise ära. Mul on siin laual nüüd kena pardifilee lahti lõigatud. Ja tahtsin teha hea testimise video, aga paraku vedas mind kaamera alt. Kutsusin külla sõbrad, et testime koos ja videoklipp salvestus absoluutselt ilma helita. Aga sellegi poolest ma siis panen selle klipi käima ja nagu vanas heas tummfilmis loen juttu peale, mis seal siis toimus. Sest ega mul seda fileed rohkem järgi ei olegi, me testisime kõik ära ja teist klippi enam ei saagi filmida, sest ei ole mida filmida. Niisiis, kutsusin 2 sõpra külla, et maitseme ja kuulaks ka nende arvamust. Kuna mul oli ahjus ka juust, mis pakkusin neile juustu maitsta, suitsujuustu. Loomulikult juust maitses hästi, see on selline teada-tuntud värk.
ja arvati, et ega ta nüüd päris võileiva peale panema ei hakka seda, et seal on raiskamine niisama näksida või siis õlle või viini kõrvale. Täpselt samuti oli mul võtta vinnutatud sisefilee. Selle sisefilee ma tegin siis, kui ma tegin fileesinki. Selle video ma panen aknasse selle praeguse video lõppu, et kui pakub huvi, kuidas ma seda maitsestasin, siis sealt näeb. Ja see filee oli jahedas rippus üle kuu aja. Ja kuna filee on õhuke, siis ta kuivas seal päris kiiresti. Ma ootasin, et millal see 30-35% mahu kahaneb. Ükskord, kui alla võtsin, oli juba 45% kahanenud. Aga ei midagi hullu. Mõnusalt selline tihke kuiv, hea suupiste. Maitseid oli seal küll. Kuigi maitsestatud väga lihtsalt. Aga kuna ta on hõrk õhuke filee, siis imendusid maitsed hästi sisse. Ja lõpuks siis päevakangelased, pardifileed. Need 3 fileed, mis sai tehtud sous vide meetodil eelküpsetatud ja mis olid pärast ahjus, nõndanimetatud ahjus, maailma odavamas suitsuahjus, karbis, külmsuitsutamisel 12 tundi. Ja nagu eelmises klipis vahepeal nägite, ei olnud neil mingit välimust. Ausalt, mulle ei meeldinud. Ja ma andsin neile suitsu veel ja lõpuks tõstsin nad teise suitsuahju. Kui olid seal valmis suitsunud, siis ülejäänud 3 fileed, mis ei olnud nagu eelküpsetatud, eelkeedetud. Ja lasin seal veel suitsu. Nii et lõpptulemusena, kui vaadata, võrrelda neid fileesid, siis nahk on ilusam parempoolsel, ehk siis sous vide meetodil eelküpsetatud fileedele. Aga kui nüüd keerata need fileed teist pidi, siis näha on, et suitsutatud, toorelt suitsutatud filee on ikka palju ilusam. Aga siis jõudsimegi lahti lõikamise ja maitsmiseni. Kõigepealt lõikasime lahti siis sous vide meetodil eelvalmistatud liha. Liha oli natukene kuivavõitu. Aga maitse väga hea ja väga tugev suitsumaitse. Ikkagi ta oli öö otsa ja siis veel pool päeva, aga mitte midagi liiast. Kõike oli parasjagu, väga hea maitsega oli. Ja siis lõikasime teise filee lahti. No seal, nagu värv näitab, küpsusaste ideaalne. Väga mõnus, väga hõrk. Suitsumaitset tõsi küll oli veidi vähem, aga üldsegi mitte liiga vähe. Ja nii me siis mekkisime neid. Ühele maitses üks rohkem, teisele maitses teine rohkem. Ma eelistasin ka algul seda tumedamat, ehk siis ainult suitsuahjus tehtud fileed, aga mida aeg edasi maitsesin üht, maitsesin teist, lõpuks ei suutnudki otsustada, milline see parem on. Mõlemad on ühtviisi head. Et mida teha teisiti edaspidi, ma arvan, et võiks proovida ikkagi veel seda eelvalmistatud filee külmsuitsutamist. Ma tegin praegu 80-kraadises vees kuni tund aega. Et 2 varianti, kas vähendada vee kuumust või vähendada valmistamisaega.
et ta ei küpseks nii läbi. Ja reeglina värv ei lange niiskele ega rasvasele pinnale värv ehk siis suitsu poolt antud värv. Ja võib-olla oli ta seal ka veidi niiske, ikkagi otse keetmiselt tulnud, ei tea. Rasvane on ta kindlasti. Ta seal eraldas rasva kogu aeg ka madalal temperatuuril. Aga põhiline, et lõpptulemus on hea ja maitsev. Selline kokkuvõte siis meie degusteerimisvideost, mis mul kahjuks heli tõttu ebaõnnestus, nii et andke andeks. Aga selleks korraks kõik. Varsti teeme jälle midagi huvitavat.